Kuna mul endal selle spordialu vastu oli samamoodi huvi, siis otsustasin ka oma tütre pehmeks rääkida. Rääkisime, arutasime, läksime esimesele treeningule temaga koos. Siiamaani ta nüüd käib, meeldib ja soovib ka edaspidi käia. Artur soovis minna trenni, tegema midagi, mis on seotud võitluskunstiga. Ja mina leidsin ükskord kuulutuse koolis seinalt ja helistasime ja kutsuti trenni. Ja Arturile väga meeldis. Vanem vend saatis mulle vabavõitluse treeningute registreerimise lingi. Tema arvas, et see trenn on venna jaoks just õige. Usaldasin tema arvamust ja tegin kohe registreeringu. Laps hetkel trennis maadleb, sportlikud mängud, üldfüüsiline, igasugused kukerpallid, lõbus on. Treeningutel nad teevad harjutavad erinevaid võtteid, maadlusvõtteid, erinevaid boksivõtteid, tai-boksi, nagu ma olen aru saanud. Teevad erinevaid lukumaadluse võtteid. Tehakse ka üldfüüsilist treeningut. See tähendab, et nad käivad jooksmas, teevad kätekõõverdusi, tõmbavad lõuga. Seal tehakse palju üldfüüsilist, õpitakse vabavõitluse eiteid, õpitakse väga hästi käituma ja kulutatakse palju energiat. Ega ta eriti ei räägi, mida nad treeningutel teevad, aga ma olen aru saanud, et nad õpivad kukkumist, nad õpivad ennast kaitsma ja kindlasti teevad üldfüüsilist trenni. Kui nüüd hästi järele mõelda, mida treeningud minu lapsele tänaseks andnud on, siis ongi distsipliin, distsipliin ja distsipliin. Ja kohusetunne, et kõik asjad tuleb ära teha. Mulle meeldib see, millega ta seal tegeleb, see füüsiline koormus, distsipliin, kogu see meelestatus, mõttelaad, mis see spordiala talle annab. Ta on selle lühikese ajaga, mis ta sellega tegelenud, on tegelikult nii füüsiliselt kui vaimselt päris tublilt edasi arenenud. Trennid on muutnud Arturit palju iseseisvamaks, andnud talle enesekindlust ja füüsilist aktiivsust. Tänu sellele treeningule on minu poeg väga heas füüsilises vormis. Tema vastupidavus on oluliselt tõusnud. Ma arvan, et see on talle hästi mõjunud. Mis see on andnud mu lapsele? Ta on enesehinnang tõusnud, füüsis tõusnud, keskendumisvõime tõusnud. Väga hea kõrvalt vaadata. Vabavõitlus on mitmeid erinevaid võitlusvorme ühendav spordiala, mis on minu arust ideaalne trenn minu lapse jaoks. See arendab tema füüsist, vaimu ja see on olnud lühikese aja jooksul väga hästi näha. Minu jaoks MMA on vabavõitlus, kus tegeletakse erinevate võitlusspordialadega. Kickboxing, judo, maadlus. Vabavõitlus on spordiala nagu teisedki. MMA on kahevõitluskunst. Mul endalgi olid eelarvamused. Need olid nii tugevad, et vanemat poega ma ei lubanudki sellesse trenni, enne kui ta saab täisealiseks. Tegelikult ei ole see koht, kus on vägivald, kus pekstakse, seal tehakse lihtsalt trenni. Tundub, et siis minul on hästi läinud, kuna minu pere ja tuttavate ringkonnast tunnustatakse seda, et laps käib MMA treeningutel. Leian, et meedias on kajastatud vabavõitlustreeninguid pigem vägivaldsena. Sõbrad on ikka küsinud, et selline vägivaldne ala, et vehitakse põlvede jalgade maas ja
tütar ka veel seal, et noh, tavaliselt ütlen neile, et see päris ei ole nii, et seal on ka omad reeglid ja oma distsipliin ja et trennis reaalselt käimine, et see ei võrdu verega, see ei võrdu sinikatega, noh, see ei ole päris nii nagu telekas. Kuna minu tutvusringkonnas on mitmed inimesed, kes on selle spordiala ka tegelenud või tegelevad, siis ma ei saa aru inimestest, kes nagu tegelikkuses seda halvustavad, kuna tegemist ei ole mingi peksmise võitlusega, vaid see on sport, mida lapsed teevad, nad treenivad oma keha, oma vaimu, oma füüsist. Ja arusaam sellest, et see nagu on kuidagipidi ohtlik, on täiesti väär. Tegelikult tuleb vahet teha, et kas tegemist on profi- või amatöörspordiga ja kas tegemist on täiskasvanute või lastenoorte MMA spordiga, kus vähelöögid on keelatud.